Tere! Minu nimi on Kelly Lilles, ma olen Alba Kidsi üks asutajaid ja tegevjuht ja mul on väga hea meel, et tunnete meie tegemiste vastu huvi ja selles videos ma natukene räägin sellest, kes me oleme ja kust me tuleme ja siis vaatame Alba rakendusse sisse ka. Ja nüüd ma jagan enda ekraani. Nii. Ja räägime siis Albast, aga võib-olla peaks alustama sellest, et on oluline mõista, et digimaailm on laste igapäevaelu osa ja meil lapsevanemate ja õpetajatena on võimalus suunata laste tegevust selles digimaailmas. Ja tänapäeval teadlaste mõttekäikude järgi siis olulisem sellest ekraani ajast, et mitu minutit mõni laps ekraani taga veedab, sellest palju olulisem on sisu, mida see laps seal teeb. Aga mida teevad ekraani taga Eesti lapsed, kui meil on sisu väga vähe, mis oleks eestikeelne, hariduslik, kultuuriliselt lapsele seostatav ja eakohane ka kõige noorematele interneti kasutajatele. Ja just selle puuduse tõttu meie lõimegi oma meeskonnaga Alba ja ütlen kohe ausalt ära, et tegelikult lõime Alba esialgu puhtalt enda isiklikust vajadusest, elades oma lastega välismaal, igatsedes musta leiba, kohukest, eesti keelt ja kultuuri. Ja pigem alguses lähtusime lapsevanema vaatepunktist, et mida lapsevanem vajab ja eeldasime, et õpetajad võib-olla pigem ütlevad, et see, mida me teeme, on täiesti amoraalne ja lapsi ei tohiks nutiseadmete taha üldse lastagi. Aga kollides tagasi Eestisse ja rääkides õpetajatele, siis mida me plaanime ja küsides nõu, saime aru, et tegelikult ka nemad, nad tõesti võtsid meid väga soojalt vastu, sest ka nende vajadus on üsna sarnane. Lasteaedades ja algklassides on nutiseadmed juba üsna levinud, aga sellele vanuserühmale kvaliteetset hariduslikku eestikeelset sisu peaaegu polegi. Ja kuna ka õpetajatel ei ole sellist vaba aega võtta, aga looge ise see sisu siis endale, looge ise digiõppemänge, siis miks see peaks olema õpetajale veel üks lisakohustus. Nii et nemad tervitasid meid kohe avatud kätega. Ja nii me hakkasime koos Albat looma ja Alba on siis digiõppemängude kogumik, kus on juba üle 60 mängu, siis tähtede õppimiseks, arvude õppimiseks, Eesti loodus, Eesti linnud, lilled, kõik muu selline. Ja pärast näitan ülesehitust ka, et me oleme ülesehitusel lähtunud siis Eesti alushariduse õppekavast ja selle valdkondadest, et see oleks võimalikult mugav võtta kasutusele rühmatöös või siis ka algklassides ja et seda oleks võimalikult lihtne lõimida siis õppetegevusse. Aga seda vaatame juba rakenduse seest. Aga see digiõppemängude kogum, see on siis võimalik võtta kasutusse nii äpina, mobiilirakendusena, nii Androidi kui Apple'i seadmetes ja üsna hiljuti avalikustasime siis ka sellise veebiversiooni, minnes alba.ee /Alba veeb ja sealt on siis võimalik arvuti versiooni kasutada nii arvutis kui ka siis nendes uutes suutes interaktiivsetes tahvlites, mis on aina populaarsemad. Ja siin pildil on ka näha ja selles mõttes on veel eriti tore, et seal on siis tore koostööd teha, et siis pikemad lapsed saavad ülevalt poolt vastuseid valida, lühemad alt ja nii edasi, et seal on selline koostöömoment palju suurem. Ja need mängud on siis umbes 2–8-aastastele lastele mõeldud. Ja pärast näitame ka seda, kuidas tasemed on, see sisu on siis vastavalt oskustele jagatud 4 tasemesse. Ja mis meie mängude puhul on võib-olla selline tore ja teistmoodi, on siis see, et meie mängud on lõimitud ekraaniväliste tegevustega. Ehk siis mängu lõpus näiteks õppides värve, meie vahva karakter Alba küsib siis lapse käest mängu lõppedes, et kas sa näed enda lähedal ka midagi kollast.
ja vot see on hea hetk, kus eemalduda ekraanide taga tegevusest ja minna siis rühmas näiteks kollaseid objekte otsima. Ja seda tõesti lapsed suure innuga teevad ja miks see on oluline, on ühtepidi siis see, et lapsed harjuksid ekraani tagant pause tegema ja teistpidi ka see, et nad õpiksid ja nad saaksid seostada ekraani taga õpitut päris maailmaga. Ja nagu siin piltidelt ka näha, et väga palju siis kohaliku kultuuri ja looduse elemente kasutame enda mängudes. Nii et Alpa mängudes on need leitavad nii siis kohuke ja must leib, mida meie kunagi välismaal igatsesime. Ja nüüdseks saame tõesti öelda, et Alpa on loodud ametlikult koos Eesti õpetajatega ja ka jätkuvalt täiendame seda siis koos õpetajatega. Ja seda kõike alustades me ei ole väga vana ettevõte, umbes 3 aastat tagasi, kui me selle ideega üldse alustasime, siis kohe otsustasime, et me tahame luua enda tegemisele sellise väga tugeva tausta ja et sellise tugeva vundamendi, mis hariduses on ikkagi väga oluline. Nii et vahetult enne pandeemiat lõpetasime Soomes koha peal X-edu haridustehnoloogia kiirendi, mis on oma valdkonnas Euroopa üks olulisemaid kiirendeid, kus siis just see pedagoogiline pool on väga palju esile toodud selle programmi vältel. Väga tihedat koostööd teeme Tallinna Ülikooliga, aitäh, kui keegi sealt on ka parasjagu kuulamas. Ja oleme lõpetanud siis ka sellise haridusteenuste koosloome programmi, mida korraldasid Startup Estonia, Tallinna Ülikool ja Harno. Ja siin on selline väike pilt ka meie koosloomest, mille käigus me saime koos Eesti lasteaedade ja koolide ja nende õpetajatega siis Alpa mänge siis kas juba testida midagi, mis meil oli juba loodud ja siis selliseid põnevaid nüansse nagu katsetada rühmas enne, kui me selle tehniliselt välja arendasime. Ja kõikide meie sealsete partneritega me siiamaani teeme koostööd, et nende seas on siis Päike lasteklubi, Loksa lasteaed, Õnne Triinu ja Kolga lasteaed ja koolide poole peal siis Tallinna Saksa gümnaasium ja ka Gustav Adolfi gümnaasium on meile väga palju toredat sisendit andnud. Nii, ja kasutusstatistikast nüüd me oleme jõudnud siis nii kaugele, et meie eestikeelsel rakendusel on üle 40 000 kasutaja kokku, siis nii kodukasutaja kui ka lasteaia kooli kasutaja. Nädalas kasutab meie mänge umbes 3000 last ja oleme jaganud üle 20 miljoni eestikeelse tarkusetera, mille üle me oleme väga rõõmsad. Ja see tähendab siis seda, et üle 20 miljoni korra on lapsed seal rakenduses vajutanud, kuulnud eestikeelset hariduslikku sisu, mitte näiteks mõnes muus keeles, näiteks inglise keeles. Ja Alpa mängudega on otsustanud õppetööd rikastada juba üle 300 Eesti haridusasutuse. Ja kuidas seal haridusasutustes siis kasutatakse, et võib-olla see pakub teile kõige rohkem huvi. Ja ma toon siin mõned näited, mida õpetajad siis ise meile on raporteerinud, et kuidas nemad siis kasutavad Alpa mänge. Ja üks olulisemaid, mida õpetajad on siis välja toonud, on varajane märkamine. Näiteks, kui esimesse klassi tulevad täiesti uued lapsed ja õpetaja tahab saada kiire ülevaate või samamoodi, kui tuleb lasteaeda uusi lapsi rühma, siis Alpa mängudega saab päris kiiresti ülevaate lapseoskustest ja väga lihtsustatud näitena siis näiteks tähestikuga, mis tähti laps tunneb, mis tähti ta ei tunne. See on küll selline lihtsustatud, aga hea näide võib-olla. Ja sealt edasi saab siis Alpaga õppetööd diferentseerida. Kuna meil on sellised 4 raskusastet, siis saab rühmiti või siis ka individuaalselt, kui tarvis, jagada ära, mis tasemel mänge keegi laps mängib ja mis on just tema oskustele vastav.
Väga palju oleme kuulnud toetavaid sõnu nendega, kes tegevad HEV-laste ja puuetega lastega ja väga levinud on ka näiteks sellisel juhul 1-1 tunnid. Et kas on tegu siis sellega, et on vaja lapse motoorikat arendada, meie mängudes tuleb siis lohistada mõnedes mängus õigeid vastuseid, mis on motoorikaharjutuste jaoks väga hea või siis kui on ka sellised pigem õpiraskused. Ja muukeelsete lastega kindlasti just ka selline pool, mille kohta me oleme ka väga palju häid sõnu kuulnud. Meil on ka siis keelekümbluse lasteaed on üks meie partnereid Loksal ja neilt näiteks väga toredaid ideid ja tagasisidet oleme saanud. Ühe näitena meie rakenduses, kui me katsetasime muukeelsete lastega, selgus, et see kõne rakenduses on liiga kiire. Ja me arendasime vastavalt sellele tagasisidele sellise automaatse kõne aeglusti. Ja nüüd saabki meie äpis siis seadetelt valida sellise funktsiooni nagu kõne aeglusti, mis siis aeglustab kõnet rakenduses. Ja pärast testisime lastega ja tõesti see oli suureks abiks. Need on sellised kitsamad näited, aga tegelikult enamik nendest haridusasutustest, kes siis Alpat kasutavad seda just siis lihtsalt õppetöö mitmekesistamiseks. Ja enne kui me läheme juba rakendust seest vaatama, siis natukene meie plaanidest ka, et me loome sellist õpilugude kogumikku, mis kohe peagi me saame avalikustada ja sinna toome me nüüd juurde rohkem ka selliseid digimaailmas käitumise juhiseid, et on näha, et see, kuidas digimaailmas laps võiks käituda, siis see vajab veidi juhendamist, aga kuidas neid lapsi seal juhendada? Ja meie ise mõtleme sellest just kui läbi selle vaatenurga, et kui me ostame lapsele jalgratta, siis me ei saada teda kuhugi Tallinna tänavatele näiteks või Tartu tänavatele üksi selle rattaga sõitma, vaid tegelikult me käime kaasas, me juhendame, me räägime liiklusest, kuidas liikluses käituda. Ja sama võiks olla ka siis digimaailma puhul. Et kui laps see esimene hetk, kui ta hakkab nutiseadmeid kasutama, siis ta võiks hakata saada ka juhendamist. Kuidas seal käituda? Selliseid väga lihtsaid eakohaseid asju. Näiteks, et ei ole viisakas pildistada teisi inimesi ilma luba küsimata. Kuidas sina ennast tunneksid, kui keegi pildistab sind ootamatult? Ja mida jagatakse enda kohta, mida mitte. Ja palju sellist, mis on tegelikult täiesti väga väikestele lastele ka arusaadavad sellised esmased juhised. Ja ka küberturvalisus. Nii kui lapsed hakkavad nutiseadmeid kasutama, siis turvalisus on väga oluline teema ja seda oma mängudesse proovime siis ka rohkem sisse tuua sellist mängulist küberturvalisuse õpetust. Ja kindlasti mõju mõõtmine on meie jaoks väga oluline teema, mitte see, et me näeme, kui palju Alpat kus kasutatakse, et kui palju haridusasutusi, et mis mõju sellel on. Et sellega kindlasti liigume sel aastal ka edasi. Ja üks selline veel eriti suur pool, millega me edasi liigume, on siis personaliseeritud õpe. Et siin pildi peal on lihtsalt selline lihtsustatud näide, aga me loome parasjagu koos Tallinna Ülikooli teaduritega sellist õpianalüütika mudelit, mis siis ühtepidi näitab lapse, annab meile teadmisi lapse oskuste ja huvide kohta ja samas saame jälgida ka lapse arengut. Me saame tagasi ulatuvalt vaadata, kuidas tal mingites valdkondades on läinud, kuidas nüüd ja kuidas see progress on ja kus ta parasjagu omadega mingis valdkonnas on. Ja lisaks sellele, siis oluline teema on meie rakenduses ka see, et meie rakendus siis nende andmete põhjal saab lapsele soovitada uut sisu, nii ekraani välist kui siis ka ekraani taga õppesisu, mis selle lapse oskustele vastab on. Nii, selle poole pealt suur tänu. Siin on minu kontaktid ka
kõik küsimused, mõtted, ideed, mida te tahaksite veel meie mängudes näha, on väga teretulnud. Ja siit edasi liigume juba rakenduse enda juurde. Ma avan, nüüd mina näitan teile siis seda, ma panen enda pildi siit kinni, siis teil on rohkem siin näha. Mina avan siis sellise aadressi nagu alpa.ee/alpaveeb. Nii, ja siit saab siis mängida mänge ka arvutis ja mina kasutan praegu seda just sellepärast, et seda on väga mugav mul ekraaniga jagada. Nii, ja esimese asjana kohe näitan ära, et siin on all paremalt täisekraan, et alati soovitame seda kasutada, siis kõik muu segav kaob siit ära. Nii, ja siin kohe ekraanil on siis ees näha meie vahva reisisell alpaaka nimega Alpa. Et kui temale siin vajutada, siis ta laulab ka siin. Aga läheme meie kohe siit siis avastama. Ja siin on nüüd näha need arengutasemed, millest juttu oli. Ja kuidas on jagatud sisu siis 4 erinevasse raskusastmesse ja siin on kohe näha, et ilmselt sa oled lihtsamast raskema suunas ja kohe teadlikult ei ole me siia pannud siis arvuliselt, kui vanadele lastele see sisu mõeldud on. Et mitte keegi ei peaks siis ennast pahasti tundma. Et kas või näiteks muu kodukeelega lapsed väga tihti kasutavad justkui pisut noorematele mõeldud sisu siin ka. Nii, aga teeme siis kohe kuskilt lahti, teeme munataseme. Ja siin on nüüd näha need valdkonnad. Ja siis üleval vasakul on tagasinupp ja näitab ära, kus tasemes parasjagu ollakse. Ja üleval on siin valdkonnad siis, matemaatika, keel ja kõne, mina ja keskkond, et väga hästi siis seostatavad Eesti alushariduse õppekavaga. Mälu ja loogika, rütm ja liikumine. Et siin võiks olla muusika ja liikumine, aga see lihtsalt ei mahtunud sellele ekraanile ära. Nii, aga enne kui me teeme mõne mängu lahti, me vaatame korra seadete alla ka. Siin nüüd, kui seadetesse ülevalt paremalt minna, siis siin küsib sünniaastat. Ütleme kohe ära, et tegelikult meie ei näe, mida te sinna kirjutate. Me tegelikult ei taha isegi teada, mis aastal keegi sündinud on. Ja see on lihtsalt siin selle jaoks, et lapsed, väga väiksed lapsed kogemata ei satuks siis kuhugi seadete alla. Et siin peab olema lihtsalt täisealise inimese sünniaasta. Nii et mina panen siia ka täiesti midagi suvalist praegu. Nii, ja siin on nüüd näha seaded, et siin on siis näiteks valik, et saab muusika välja lülitada, siis taustamuusika kogu heli saab kinni panna, kui on väga järsku vaja näiteks. Ajavõtt on siis see funktsioon, kus laps saab ka enda ajalist rekordit purustada, et kui on vaja seda lisamotivatsiooni. Kui ei ole, siis võib maha võtta. Nii, võtame meie näiteks maha. Ja nii personaalsed soovitused samamoodi, siis kas võivad jääda sisse või võib maha võtta, ehk siis rakendus soovitab mingit järgmist sisu. Ja praegu mina olen siin arvutiversioonis. Ja siin seda veel ei ole, aga peagi on tulemas, et just see kõneaeglusti, millest me enne rääkisime. Mobiilirakenduses on see olemas. Mobiilirakendus, mille saate siis alla laadida, siis äpi keskkondades Google Playst ja App Store'ist, et vastavalt siis, mis seadmeid teie asutuses kasutatakse. Nii, aga läheme siit siis välja ja vaatamegi nüüd, mis mängud selles Alpas siis kõik on. Vaatame matemaatika all on siis nii arvud, kujundid, keeles ja kõnes, on värvid, tähestik. Siin tähtede õppimisel siis pigem me lähtume hääldusest, mitte tähenimest. Näiteks siin siis S, mitte S, et lihtsalt lapsel oleks tulevikus ka lihtsam lugema õppida. Mina ja keskkond, siin on Eesti puulehed, siin on koduloomad, Eesti lilled, näoosad, tunded, Eesti linnud.
mälu ja loogikaal, selline päris esimene rühmitamine, paariliste otsimine memoriinis, pusled, rütm ja liikumine. Siin on sellised rahvaluule videod. Üks populaarsemaid asju kusjuures selles rakenduses, et seda on juba üle 200 000 korra kasutatud. Ja siin on siis hästi armsad sellised, teen kohe lahti, hästi armsad siis luule videod, sellised lihtsad animatsioonid, et siin kindlasti tunnete mõned neist ära ka. Et neid võib siis vaadata, ma teen ühe siis nendest lahti ka, näiteks teeme, mis on, näiteks see on hästi armas. Hans oli väike sauna. Tere, sõber! Proovi luuletust kaasa lugeda. Hans oli väike saunamees. Saun oli paksu metsa sees. Siit saab pausile ka panna, kui on soovi. Et kui keegi tahab pikemalt korrata ja siin, kui kuulata lõpuni, siis ta tegelikult mängib seda 2 korda ja viimased fraasid jätab Alpa ütlemata ja kutsub lapsi üles neid lõppe siis ise ütlema. Et seda soovitan kindlasti. Hundid, karud käisid sees. Ja laps tegelikult ei pea oskama seda siis lugeda, et laps saab siis ka Alpa järgi korrata neid luuletusi. Nii, ja siis natukene siin lõpus ka tantsulist liikumist, et Alpa kutsub natukene väga lihtsaid tantse tantsima. Aga teeme siit veel midagi lahti, näiteks mina ja keskkond, võib-olla näiteks tunnete mängu. Puuduta kõiki nägusid ja kuula, mida need lapsed tunnevad. Puuduta nägusid ja kuula, mida lapsed tunnevad. Ja see on loodud siis koostöös Väike Päike lasteklubi haridustehnoloogi ja psühholoogiga. See on selline väga esimene, väga lihtne tunnete mäng. Teeme selle läbi, et siis ma näitan, mis siin lõpuks. Ma olen rõõmus. Ma tunnen hirmu. Ma tunnen hirmu. Ja siin üleval paremal saab siis tunnen hirmu. Korrata. Ma tunnen viha. Ma tunnen kurbust. Ma tunnen vastikust. Väk. Ma olen üllatunud. Nii, ja nüüd tulevad õhupallid. Tee nüüd ise ka mõni nägu, näiteks viha, kurbus või rõõm. Tee ise ka mõni nägu ja täiskasvanud tihti tähele ei pane, et siis nüüd saab klõpsata neid õhupalle katki, aga lapsed tavaliselt taipuvad selle väga kiiresti ära. Ja siin on siis see soovitus, et kas mängid uuesti või soovitatakse juba järgmist mängu siin lapsele. Ja seda siis saab välja lülitada soovi korral. Nii, vaatame teistesse tasemetesse ka. Nii, siin on tibu, vaatame tibu tasemesse. Nii, mis me võiksime siin võtta? Kategooriad on siis kõik samad. Ja võtame näiteks, võtame selle päris uue. Oi, tuul lennutas rongilt vaguni numbrid maha. Palun lohista need nüüd õiges järjekorras ukse auku tagasi. No nii, ja siis siin tuleb tagasi lohistada. See on nüüd päris kõige pisematele ja siin on väga lihtne. Jätka samas vaimus. Vahepeal meie Alpa tuleb ja vembutama. Nii, aga lähme meie siit tagasi. Vaatame midagi veel. Siin on kirja eelharjutuste mäng, näiteks keele ja kõne all, siis veel värvimänge, algustehe mäng, et sõna esimene täht leida ja palju sellist põnevat loomad, lilled jälle, linnud. Ja võtame meie näiteks, võtame puulehed. Oi, on sügis ja puudelt langevad lehed. Lohista varju peal õige leht ja kuuled, mis puu oma see on.
see on pihlakaleht. Pihlakaleht. Et ehk siis laps ei pea veel neid lehti tundma ja ta saabki siis teada. Ja vaatame näiteks põgusalt. Tutvume Eesti lindudega. Leia harakas. Harakas. Nii, ma üritan midagi näiteks valesti. Võt. Harakas. Siin on siis kuulda, mis häält need linnud päriselt Eestis meil teevad. Nii, aga vaatame mõnda keerulisemasse kategooriasse ka. Siin on näiteks kana. Ja võtame siit. No kategooriad jälle kõik ikka samad. Et on lihtne jälgida ja lõimida seda õppetöösse, aga võtame näiteks Leia. Paneme selle, võime ka korrata. Leia. Leia. Nii, ja siis lohista sauna kibusse. Et selles mõttes on see mäng hästi tore. Et saab samal ajal ka kultuurist rääkida, mis on see sauna viht, mis on see kibu, kuhu sisse me lohistame ja mida Eestis saunas üldse tehakse. Et selles mõttes saab kohe ka kultuurist rääkimist siia juurde lisada. Nii, ja võib-olla siin näitaks siit veel paari mängu. Avan korraks. Otsime taluhoovist kadunud asju. Vaata, kas sa leiad kõik need 5 asja. See on ka üks väga populaarne mäng, just ka võib-olla sellepärast, et siin on hästi tore lastel koostööd teha, et koos otsida. Lammas. Lammas. Hobune. Hobune. Haamer. Kana. Bak, 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 bak. Reha. Reha ja ka tööriistad, millega tänapäeval lapsed ei puutu väga linnas kokku. Sa leidsid kõik asjad üles. Aitäh! Siis on selline vahva rahvuslik lõpp. Aga ka jõulud ei ole üldse kaugel. Sõbir! Otsime jõulutoast kadunud asju. Ohoo! Vaata, kas sa leiad kõik need 5 asja. Nii, vaatame, mis me siin leiame. Ingel. Jõulusokk. Jõulusokk. Võt ja, et see jõulusokk. Et nii kultuuri mõttes väga tore jälle lastega arutada, et jõulusokk, mis see traditsioon Eestis on olnud. Võt, et see sokk ei olegi see, mis jalga pannakse. Ja siin ka see on rookroon. Uisud. Taignarull. No jõuluvana tuleb. Koputab meie uktele. Nii. Hei, jõuluvana. Nii, vaatame, kas me leiame, mis meil puudu on. Jõulutäht. Võt, see jõulutäht on puudu. Ja vaatame. Sa leidsid kõik asjad üles. Aitäh! Nii, ja siis siin saab näiteks nii. Saab toa lumega täita, et ka lastele väga meeldib. Nii, ja läheme siit tagasi. Ja vaatame ainult korraks põgusalt. See on juba rohkem selline eelkooli 1. klassi materjal. Ja siin on juba siis ka keerulisemate suuremate arvudega järjestamine, kell, termomeeter, poes käik, liitmine, lahutamine. Siin on ka kirjutamine, kirjatehnika, trükkimine kuulmise järgi ja sellised pisut keerulisemad mängud. Ja mida võib-olla ainult... Erisõber, õpime tähekujusid, joonistähed, joonistähed, nagu ümbrik.
ja nüüd oli veel siin kana tasemes, tuli meelde korraks näidata. Aga selline see Alpa meil välja näeb, et igati julgustame proovima, katsetama, ka meile tagasisidet andma, et mis mängud meeldivad, mida tahaksin rohkem näha, et alati ka kõik tagasiside igatahes meile väga-väga teretulnud. Et julgesti võtke ühendust, siin ekraanil nüüd ka minu meiliaadress, katsetage ja julgesti andke meile tagasisidet.